Nii. Okei. Inimesed hakkavad sisse tulema vaikselt. Tere, tere. Nii. Me ootame mõni minut. Ootame, kuni inimesi koguneb. Ja siis alustame, et natuke saame niisama olla, hingata, naeretada. Hea oleks siia taustale isegi muusikat panna. Aga seda ma praegu ette ei organiseerinud, nii et naudime vaikust. Ja ootame natukene veel. Umbes pooled reganutest on juba sisse saanud, 45 inimest on juba kohal, mis on väga positiivne. Nii et ootame natukene veel, kuni siis inimesed jõuavad. Ja siis alustame sissejuhatusega. No nii, ma arvan, et see, kes jõuab, see jõuab veel. Aga me võime vaikselt alustada. Ja tere õhtust. Aitäh, et tulite osalema Forward Space'i webinarile. Ja mina olen Agnes, ma olen üks Forward Space'i asutajatest ja ka Forward Space'i vabatahtlik. Aga minu igapäevatöö on siis ettevõttes Patchstack, mis tegeleb küberturbega. Ja loomulikult olen ma suur enesearengu huviline. Ja rohkem ma täna endast ei räägi. Veel enne, kui ma Eritile sõna annan, tahan ma kiirelt üle käia siis selle, et mis siis täna saama hakkab. Et kõigepealt alustame sissejuhatusega, mis praegu juba käib, on ju. Ja peale seda me räägime siis natukene enese võrdlemisest, kaastundest enese vastu, enesekriitikast, võib-olla läbikukkumisest ja kõik need teemad, mis siis läbi käivad, keskenduvad siis enesekindluse ja eneseväärtustamisele või lähevad sellesse temaatikasse. Ja lõpetuseks siis küsime ka mõned teie küsimused. Kui aga vahepeal tekib küsimusi, ma hoian neid endal siin kõrval lahti, mis lähevad teemasse kokku, siis kui ma jõuan muidugi kogu aeg neile silma peal hoida, siis ma küsin vahele ka mõned kuulajate küsimused, aga ma ei saa garanteerida, et ma jõuan neid terve see aeg jälgida. Nii et küsimuste-vastuste voor tuleb siis praeguse olukorra järgi lõpus. Nii, aga tere Erit, aitäh, et sa täna meiega oled ja kas sa tutvustaksid natukene ennast, millega sa tegeled, mis on sinu hobid, natukene enda tausta? Tere Agnes, kõigepealt aitäh sulle selle kutse eest ja aitäh tegelikult selle usalduse eest selles podcastis osaleda. Ma tänan kõiki, kes te olete seal teispool ekraani. Mul ei ole au teid hetkel näha, aga ma tean, et te olete meiega. Ja tutvustuseks võib-olla siis nii palju, et ma olen hästi sügav eluarmastaja ja ma olen võib-olla väiksest saadik hinnanud seda lihtsat ja samas keerulist maailma meie ümber ja elu koos oma keedkäikudega on siis nii-öelda juhatanud rohkem vaatama ka endasse sissepoole. Praegusel ajahetkel olen ma iseenda brändi Positively Inspiring Lifestyle saadik, asutaja ja saadik ja selle kaudu mu nii-öelda missioon või siis
ma toon võib-olla eestikeelse võrde sellele, mis ma siis inglise keeles tavaliselt kasutan, aga mu moto selle kaudu on siis passionate about life and human connection. Ja tõepoolest ongi, ma olen kirglik eluarmastaja ja väga-väga suur inimliku nagu selle sideme väärtustaja. Sellepärast, et ma usun, et need on kaks päris asja, millel on nagu elul nagu sügavam väärtus ja millel on nagu selline teistmoodi mõju meile kui tervikule inimesele. Ja oma ettevõtte kaudu ma pakun majutusteenust, ma pakun hingestatud turundust, soulful marketing. See nimi lihtsalt tuli mulle mingil hetkel südamesse, sest et turundust võib võtta mitmel erineval moel, aga mulle meeldib, kui ta on selline hästi soe ja inimlik. Ja üks väljund on ka Wolframi toodetele siis turunduse teenuse pakkumine. Wolfram on samamoodi Pärnus ja eritellimusel valmistatavate spordi ja aktiiv- ja vabariiete tootja. Ja lisaks ma teen ka inspiratsiooniseminare ja modereerin erinevaid üritusi. Ma üritasin nii lühidalt, kui saab. Super. Küsin veel korra soulful marketingi kohta, kuna ma ise olen ka turundaja, siis kas see on selline laialt levinud väljend või see on midagi, mis sina lõid? Tead, ma ei tea, kas ma selle lõin, aga ma tean, et ma kuskil seda kohanud ei olnud ja mulle, kui ma haiglas juba töötasin 2010 kuni 2019, ma olin ju Pärnu haigla turundusspetsialist, siis kuidagi nagu seal mul hakkas, kuna haiglasse tööle minnes mul oli üks eesmärk, viia külalislahkus haiglasse, sest et tervishoiuteenus oli ja tervishoiumaastik oli minu jaoks võõras, aga külalislahkus ei olnud. Ja kuidagi see hakkas omavahel põimuma ja siis nii-öelda oma brändi luues 2015, siis kuidagi see soulful marketing, et on nagu hingestatud, et tal on see miski muu veel, ja kuidagi ja siis ta nagu jäi ja nüüd ma kannan seda rõõmsalt ja võidukalt edasi, seda sama nii-öelda terminoloogilist tähendust. Super lahe. Väga äge. Okei, ja tänaseks teemaks, nagu ma juba enne mainisin, on enesekindlus ja eneseväärtustamine. Ja kui ma ette valmistasin selleks webinariks, siis ma esimese asjana mõtlesin seda, et enesekindlus on sõna, ja igal sõnal on igal inimesel tähendab, meil on igale sõnale oma tähendus, vaatamata arvestades või võttes siis seda arvesse, et meil on erinevad kogemused. Et sellepärast mõtlesingi, et võib-olla räägiks läbi natukene alguses seda, et mida tähendab sõna enesekindlus sinu jaoks? Enesekindlus minu jaoks see on nagu termin, mis väljendab enesekindlust mingis tegevuses. Et ma näiteks ma olen täiesti enesekindel selles, kui keegi ütleb, et näiteks Erit, palun tule pea meile näiteks väikene seminar või inspiratsioonikõne, siis ma tean, et selles valdkonnas ma tunnen ennast nüüdseks juba enesekindlalt ja ma lähen seda tegema enesekindlalt. Nii, kui keegi ütleb mulle, matemaatika näiteks minu jaoks täiesti teine maailm, et tule räägi näiteks või siis lahenda mingid ülesanded, siis ma tunnen, minul enesekindlust seal on anyway 0. Ma ei ole sellest tugev ja sellest tulenevalt nagu ma ei tunne ka enesekindlalt ennast näiteks matemaatika valdkonnas. See on nagu selline, ma ei tea, kas see näide on selge, aga minu jaoks ongi see, et see on nagu, sa oled milleski kindel endas või näiteks sprinter on ülikindel, et ta annab endast vähemalt parima, et ta suudab nagu teha parima soorituse samal ajal, kui ütleks selle samale sprinterile, kuule, mine tee üks süvavee sukeldumine, selle sama balloonita. Seal ta ei tunne enesekindlalt, ehk siis see on nagu see oskuse ja ma arvan, et oskuse põhine. Matemaatika näide siin on väga hea, sest et sellega ma oskan kohe väga hästi samastuda. Mina ei ole ka matemaatik, aga teine sõna siis eneseväärtustamine, et mida see sinu jaoks tähendab?
minu jaoks on selline nagu, see on väärtuste nagu kogumik ja see, kuidas sa suhestud endasse, kuidas sa enda kohta räägid, kuidas sa suhestud teistesse inimestesse. Näitab muidugi juba väga palju, kuidas sa endasse suhtud. See on nagu väärtuste pagas ja väärtuste selline tõeline kogumik, mis sul sees on, et ütleme, ma arvan, et nagu need ei ole nagu võrdsed, ehk siis ongi see, et enesekindlus ei võrdu eneseväärtustamine. Et võib-olla näiteks ongi, meil oli lihtsalt sprinteri näide, et võib-olla sprinter ongi ülienesekindel nagu sprintimises, aga näiteks muud eluvaldkonnad võiks olla näiteks suhted, mis iganes, et ta ei ole võib-olla seal, võib-olla tal ei lähe kõige paremini ja siis see eneseväärtustamine ei pruugi olla ka kõige nii-öelda paremal tasemel tema nagu poolt vaadatuna. Ja sa mainisid seda, et kuidas kõnes eneseväärtustamine väljendub, et kui sina ise räägid, kas sa teadlikult mõtled selle peale, kuidas sa näiteks ennast tutvustad või ennast kirjeldad või endast räägid? Ja, ma mõtlen selle peale, kuidas ma endast räägin teistele, aga ma mõtlen väga teadlikult ka sellele, et mis ma nagu endast endale räägin. Ja kui kogu aeg, kuna ma olen kogenud seda, kui ma olin noorem, ma rääkisin enda kohta väga selles mõttes negatiivses võtmes ja võib-olla ma kindlasti ei teadvustanud seda veel niimoodi, et kui ma vaatasin peeglisse, siis see sõnade laviin, mis seal nagu mõttes või siis valjuhäälselt minu enda kohta käis, ausõna, praegu ma ikka riidleks väga kõvasti seda inimest, kes enda kohta niimoodi räägib, vaata, sest et see on tegelikult, see ongi lugupidamatu iseenda suhtes. Et aga vaata, sinna on vaja jõuda, et sa jõuaksid lõpuks sinna, et sa saaksid aru, et ka see, kuidas sa endast kas või naljaviluks räägid, kui see naljaviluks jutud on igapäevased ja umbes, et ma olen, ütledki nagu negatiivseid väljendeid enda kohta, aga samas nagu teed nalja, aga ajul ei ole väga vahet ju. Et võt, see ongi täpselt see teema, et siis suhtun tegelikult väga teadlikult. Väga lahe. Ja me rääkisime natukene sellest erinevusest, on ju, et enesekindlus ja eneseväärtustamine. Kui rääkida nüüd sellest, et kuidas enesekindlus üldse tekib, et sa juba natukene läksid tagasi sinna noorukikka ja tegelikult ma ei tea küll täpselt, aga enesekindlus ja kõik see pigem ju tekib lapsel juba üsna noores eas, et see kõik tuleb ju kodust kaasa. Et kui minna tagasi sellesse aega, kui sina olid laps, kui sa mäletad näiteks koolis käimise aeg, et siis kas sa mäletad ennast, et milline oli sinu suhe enesekindlusega ja eneseväärtustamisega siis? Ja, kusjuures ma mäletan isegi lasteaia aega, sellepärast, et ma olin niisugune pisike, kes pandi 1,5-aastaselt lasteaeda ja kuidagi ma mäletan mingid nagu naljakad sähvatused on nagu meeles sellest lasteaiaajast ka ja seal ei olnud üldse mingit probleemi. Seal ei olnud üldse nagu mingit võrdlemist või et sa olid see, kes sa olid selles mõttes ja oligi tore. Ma mäletan kooliaega, kui ma kooli läksin, esimesed 4 aastat ma käisin 6. keskkoolis, praegu Hansa gümnaasium. Ka seal nagu ma ei mäleta otseselt, vaata, et ehk siis minu jaoks ma väidan, algas see nagu teistega võrdlemine selline 5. klass, kui mul tegelikult toimus endal ka, ma vahetasin kooli, ma läksin sütevakasse, sest ma olin jumala enesekindlus, ma olin puhta 5-line, mind võeti vastu, ja siis seal hakkas, see langes kokku selle ajaga, vaata ikkagi, kui hakkas siuke natukene see teadlikkus juba rohkem tekkima ja hakkasid juba võrdlema ennast ja ma hakkasin ka saama selliseid, ma mäletan, see oli 6. klass, kui mind näiteks narriti sellepärast, et mul oli, ma mäletan, üks flanellist fliissärgid olid tol hetkel, kuidagi nagu neid oli palju ja mina sain ka jõuludeks ja tead, mul oli nii hea meel kuidagi, sest minul seostus ta vanaisaga, mul jooksid teised liinid nagu ja ma mäletan, kui ma läksin esimene päev sellega kooli, 6. klass ja poisid hakkasid mind nagu meheks kutsuma. Ja see nagu jätkus ja ütleme niimoodi, et sa tead isegi täiskasvanud naine, et kui hakatakse tilgutama mingeid asju, siis sa hakkad seda võtma lõpuks, see paisub, on ju. Ja ma mäletan sealt edasi, kuna ma ise hakkasin enda jaoks ära kaduma, siis need asjad ei aidanud kaasa. Ja siis oligi see, et siis sa ju hakkad ennast võrdlema teistega ja siis
sa näed, et mul olid nagu väga paljud klassi õed olid ju väiksemad kui mina ja siis ma tundsin, ühesõnaga, kui ma psühholoogiliselt tagasi mõtlen, ma tean, et mu arvan, sõbrad ei tea seda väga, aga kindlasti pere nagu nägi seda ja mina elasin seda läbi ja see oli nõmedalt raske aeg, ma ütlen ausalt. Et see puberteediiga oli siis põhimõtteliselt see, kus see 6. klass on tegelikult ju vist see, kus see puberteediiga hakkab ja sellel ajal. Okei. Ja kas sul olid ka mingisugused sellised sotsiaalsed grupid koolis, et olid mingisugused inimesed, kes hoidsid omaette ja siis olid keegi teine, kes hoidsid omaette, et kas sa nägid ka seda või oskad sa anda mingisuguseid mõtteid selle kohta, et kuidas see kuidagi gruppi kuulumine võiks inimest kujundada? Ma arvan, et meie ajal olid küll, vaata ikka tekivad nagu klassisiseselt ka mingid oma sõpruskonnad ja meil tekkisid ka sellised oma pundid ja nagu ühtepidi on nagu sellised populaarsemad grupid, nagu ikka, nagu klassikalised Ameerika filmid näitavad meile. Ja vaata, siis sa hakkad nagu joonduma miskipärast, jah, sa hakkad valedel alustel tegelikult ennast lahterdama ja nagu võrdlema ja sa hakkad valedel tegelikult põhjendamatutel valedel alustel ennast ka nagu võib-olla isegi maha tegema. Ja vaata, see on nagu niisugune otsimise aeg ja ma mäletan, minule lihtsalt mõjus kõige tugevamalt see, et ma juba füüsiliselt, ma olin küll näiteks kehalises kasvatuses, ma olin päris tubli, selles mõttes mul oli füüsiline võimekus ja kõik oli nagu väga hea ja sooritused alati. Aga ütleme, kui ma siis võrdlesin nende ilusate tüdrukutega, ma ei olnud kunagi see ilus tüdruk ja ma ei olnud kunagi see väike ja nunnu tüdruk. Ma olin sihuke nagu kuidagi nagu enda jaoks sihuke nagu oversized, et see oli müstiline aeg on see nagu, kui ma tagasi nagu mõtlen, et ja siis sa nagu tahad ja sa saad aru ju tegelikult, et sinust ei saa kunagi 1,45 m, nagu sa oled 1,80 m. Ja kui sul, vaata kõik sellised asjad, aga siis nagu, ja siis ma mäletan seda, et sa näed, et näed, tal on sihuke soeng ja et aga äkki, kui mul on ka sihuke soeng ja kui ma võib-olla panen midagi teist selga, et siis on nagu parem ja ma mäletan, kuna ma tegin enda peal inimkatseid, siis see ei toiminud. Minu peas oli kohutav, see riided minu seljas ei olnud head, vaata, ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd tänapäeval, kui panna kõigele sellele juurde lisaks veel sotsiaalmeedia, kõik Instagrami ja Snapchati ja TikToki filtrid ja Photoshop ja kõik asjad, mis meie nägu moonutavad, et üks asi on see, et sa vist näed enda ümber inimesi, eks ole, aga kui sa näed veel sotsiaalmeedias nii ilusaid inimesi, et see võib ka nagu lisaks sellele päris suure löögi anda. Kindlasti, sest vaata, see ongi see, et sa nagu need noored vaatavad ju, et issand jumal, kui ideaalsed, aga mida nad ei mõista on see, et see on hetk, mis on tabatud, see nurk, mis on tabatud, need filtrid, mis on peale pannud, sellepärast mina olen muidugi alati selle poolt olnud, et ma ei kasuta ühtegi filtrit, mul on näha kõik naerukurrud ja kurbuse kortsud ja ma olen hästi selle poolt ja ma olen hästi eheduse poolt selles mõttes, et ehedus on see, mis meid eristab teistest, vastasel juhul me oleks ju kõik kloonid aga me peame lihtsalt selle eheda enda kõigepealt uuesti üles leidma. Ja siis seda nii-öelda üles turgutama ja siis hästi julgelt endana elama. Just. Et vaid seeläbi me saame tegelikult teisi ka sõna otseses mõttes julgustada, olla nemad ise. Just nii. Kui rääkida eeskujudest, et paljud inimesed võtavad endale kellegi eeskujuks, et kas siis keegi, kes on mingi idee enesekindlast inimesest või enesekindlast endast või kedagi kes põhimõtteliselt oleks siis see, kelle poole püüelda, on ju. Et mis sina arvad, et kuidas see võib mõjuda, et kas see võib omada positiivset mõju või pigem, kas see võiks tekitada probleeme näiteks sellega, et sa siis võrdledki selle inimesega ennast? Õnneks on mitu külge sellel. Ma usun, et tegelikult seda annabki vaadata nii sel ajal, kui inimene nagu püüdleb millegi poole, mitte kaotades ära seejuures nagu iseennast, vaata, et sa hakkad katsetama, et okei, kui tema tegi nii, isest ma võiksin ka teha, on ju, siis sa nagu hakkad katsetama, et on eeskuju. Oluline on see, et sa ei hakkaks tema klooniks.
see on nagu, ma tõmbaks punase joone ja lilla ringi ümber, et ma mäletan näiteks endal, meie suurimad eeskujud on alati kõigepealt meie pere, kelle keskel me ju kasvame. Ja mina mäletan, minul oli vanaisa oli minu jaoks mehelikkuse nagu iidol, sest mul päris isa ei elanud nagu meiega, ehk siis minul oligi emme, vanaisa ja vanema, emsupoolsed. Ja vanaisa oli minu selline mehelikkuse etalon, sest ta oli selline väga tõesti armastav, soe, ta oli alati kaabuga käis, turule minek oli kaabu ja pintsakid ja need viigipüksid, et minu vanaisal kunagi on teksapüksega, sellises, ehk siis tema oli minu jaoks nagu mehelikkuse etalon ja vanaema oli selline, kuidas ma ütlen, ta oli meeletult nagu tegelikult tugev naine, aga tema õpetas mulle seda, kui inimene ei julge näiteks enda eest mingites hetkedes seista ja vanaema rääkis mulle lugusid, kui ta Eestisse kolis, kuidas ta Ukrainast, et eesti keele mittetundmine ja või siis ta hakkas proovima, aga siis teda naeruvääristati ja siis ta loobus ja siis mul emme, kes on minu jaoks hästi niisugune nagu tugeva naise eeskuju just nagu vaimselt eelkõige ja tema nagu, ta oli nagu alati seisis nagu ka minu eest, kui ma olin ju väike ja selline nagu naiselikult ja mu tädi, kes oli ka minu jaoks lapsepõlvest saadik nagu teine emsu, kes oli selline ka naiselik kuidagi nagu naiselikkuse kehastus, et nagu seal tekivad need esimesed nii-öelda meie elu influencerid. Just. Ja. Milliseid soovitusi sul on? Kuidas me peaksime või siis saaksime ennast kas siis vähem või teistmoodi teistega võrrelda, et kuidas peaks see tervislik võrdlus toimuma? Tead, ma arvan, et kõige parem on see, et mind ennast on aidanud need võrdlused, kui ma nagu näen, et keegi on midagi nagu saavutanud või jõudnud kuskile või endast jõudnud mingi selgusele, siis minu küsimused on alati see, et kuidas ta seda tegi, kuidas saaksin ka mina nagu jõuda selleni, kuhu mina tahaks jõuda ja siinkohal on mul tänu öelda jälle vanematele. Ma tulen kogu aeg ringiga tagasi sinna, sellepärast, et mu peres siiamaani on väga põõras on kadedus. See sõna on põõras, seda meile ei õpetatud nagu kunagi. Mulle õpetati pigem seda, et kui sa nagu midagi väga tahad, siis sa lihtsalt nagu pürgid ja sa tegutsed selle nimel, ilma et sa läheks nii-öelda üle teiste inimeste, sellepärast, et väga teadliku nagu lapsena juba hakkasin teatud asju jälgima, mis kasvas nagu minuga kaasa tänasesse päeva. Et ma nagu väga jälgisin ümbritsevaid inimesi, sest et ma väidan, et tõepoolest see maailm meie ümber, need inimesed meie ümber on tegelikult kõige paremad õpetajad ja raamatud podcastid on ka, jälgi inimesi, mida nad räägivad, mida nad teevad, kuidas nad teevad, kas sõnad ja teod lähevad kokku või on siin käärid, siis on see, et kust need käärid tulevad ja hästi põnev on see selles mõttes, et ma olen nagu tervisliku võrdlemise poolt, et sa pead lihtsalt arvestama, et sa ei saa temaks, et näiteks kui ma võtan nagu välismaised mõjuisikud, kes minu jaoks olid, kui ma nagu sihuke hilisem puberteet, minu jaoks oli Jennifer Lopez igal juhul nagu ta oli nagu naiselik ja ta oli enesekindel ja ta oli kaunis ja igatepidi ja kuidagi need väljaütlemised, mis juba sealt tulid ja mul tekkis see seos, mina olen Ukraina veri, tema oli latino veri, aga ma tean, et me mõlemad oleme sihuke hästi kalli nagu, et ühesõnaga ja ma teadsin, et mina temaks ei saa. Küll aga andis tema tegutsemisviisid andsid mulle jällegi jõudu. Väga lahe. Mul tuli praegu meelde ka see, et ma kuulasin hiljuti ühte podcasti, kus siis rääkis üks NBA treener, korvpallitreener ja ta rääkis ka, et kui ta värbas siis uusi mängijaid oma meeskonda, siis ta märkas seda, et need mängijad, kes tulid väljaspoolt, nad olid väga-väga enesekindlad, nad olid elanud ja treeninud selle kiituse sees, et nad on nagu kõige paremad ja kõige edukamad ja kõige nagu tugevamad. Ja siis kui nad lõpuks said sinna NBA meeskonda, siis tema meeskonda, siis neil tekkis täiesti
kadus enesekindlus täiesti ära. Et siis sellel hetkel nad sattusid täiesti teise keskkonda, kus nad olid siis teiste väga edukate mängijate kõrval ja sealt siis tekkis see, et aga nagu selline kahtlus eneses, et kas ma ikkagi olen nii hea, kui mul on kogu aeg öeldud. Et see oli huvitav näide sellest, et hästi palju just keskkond ka oleneb, et kus sa oled ja kellega koos sa oled enesekindluse teemalt. Ja. Ja siis sellest mõtlesin ma kohe seda, et enesekriitika teema pealt, et kas sul on ka väike kriitik enda sees? Kui on, siis kuidas sa talle ütled, et kas sa ütled talle aitäh või sa ütled talle, et mine ära või kuidas sa saad läbi selle enesekriitikuga? Kui ta sul on? Muidugi on. Ja kusjuures temaga on veel selline lugu, et kui jälle ma nooremana ütleme nii, et vaata, kui sa oled ise seest katki, siis see, mis on sees, tuleb välja. Ma mäletan seda, et ma olin ikka väga vahepeal ebaviisakas ja tegelikult põhjendamatult tänamatu ka oma vanemate suhtes. Kui mul emotsioonid lõid üle pea, siis nemad olid need, kes said võib-olla ja kuigi nemad ei olnud selles süüdi, oli minu sisemine pulbitsev maailm ja näiteks kui koolis toimusid mingid asjad, mida ma ei tahtnud rääkida, aga elasid vanemate peal välja. Mäletan juba siis ma hakkasin nagu analüüsima, sest see tunne oli vastik tegelikult, vaata, kui ma olin ära prõmmutanud ja paugutan ustega ja ära läinud ja siis sul hakkab see sees keerama, et aga kas see ikka oli õige tegelikult, kas see ikka oli õigustatud ja kui sa näiteks ka praegu, kui ma kriitika on mul tugev, aga mitte enam selline, mis nagu ka jälle nooremana oli pigem see, et sa raputad hästi palju tuhka pähe ja enesehaletsus on next level, väga mõnus. Aga nüüd on pigem see, et kui toimub mingi sõnelus siis, või nagu oled eriarvamusel, siis sa nagu mõtled nagu enda seisukohale ka, et võib-olla, et kas on põhjendatud, näiteks kas sa teed inimesele haiget ja kas sa tegid haiget ja kui sa tegid haiget, siis sa palud vabandust, et sa ei mõelnud nii, sest et ma pean nagu au sellest, kui inimestel on mingis osas eriarvamus ja neil võib tegelikult see jääda. Et ei ole see, et on minu arvamus või vale arvamus, vaata. Või siis nagu öeldakse minu arvamus või minu arvamus. Et pigem ongi see, et minu arust see näitab ka intelligentse inimese tunnus on see, et kui me oleme mingis valdkonnas, me oleme eriarvamusel, las ta jääb selles mõttes ja me võime ju rääkida hoopis ka muudel teemadel. Et aga kriitikat, ma arvan, on vaja tegelikult ja tegelikult on edasiviiv jõud, kui nüüd päris aus olla. See oli täpselt või järgmine küsimus, et kas kriitika võib olla edasiviiv jõud või me peaks, aga selles suhtes ma olen nõus, et väike kriitik mul on endal ka ja ma ütlen talle aitäh aeg-ajalt, nii et millised on sinu soovitused, et kui keegi näiteks tunneb või keegi saab aru, et jah, minu kriitik on nagu väga suur tegelane ja ma ei jõua teda enam ära kanda, et kuidas olla enda osas vähem kriitilisem või kuidas iseennast selles osas aidata? Jälle tuginen enda isiklikule kogemusele, kuna meil oli ka raamatutest juttu, siis mul on stackitud siia lihtsalt üks pisike väikene valik raamatutest, mida ma soovitaks, aga minu piibel, ma olen sellest erinevates olukordades rääkinud. See on üks vanimaid raamatuid selles mõttes, mis mul on enese arengu esimestest sammudest alles. Ja siin on, kuna see oli aeg, kui ma olin ebamaiselt nagu kriitiline enda suhtes ja see mina pilt oli väga halb. Ja siis nagu kui sa hakkad teadlikult endaga tegelema, sul on vaja nagu see siin üle nagu heas mõttes kirjutada. Sellepärast, kui sa oled harjunud kogu aeg, et ma ei ole selles ja nüüd ma tegin seda, nüüd ma olen siit paks ja nüüd mul on kõhu pealt juures ja nüüd mul on siin üks korts juures ja ma ei ole nagu nii hea kui tema aga siis on täpselt nii, et oota, kui sa kuuleksid iseennast kõrvalt, et näiteks keegi teine räägib iseenda kohta niimoodi või näiteks keegi teine räägib kellelegi teisele nii ja sa kuuleks, et issand jumal, et miks ta nii karm on. Et nagu see ei ole okei. See ei ole okei olla nii karm. Ja siis ongi see, et sa pead nagu leidma ka selle, mis on tegelikult sinu juures hästi, sest ma väidan,
ma väidan, et igas inimeses on tegelikult päris hea balanss nagu neid häid omadusi ja neid, mis on nagu nii, nende arust nii metsas. Et aga oluline on see, et mis kaalukauss hakkab, kuhu see kaalukauss hakkab kalduma, on ju. Ja siis meie enda käes on see võimus ja meie enda võimuses on muuta. Minu jaoks oli see, sest Emsu kinkis mulle selle raamatu kaasa, kui ma läksin ju 2002 lapsehoidjaks USA-sse ja sellest sai minu sõna otsa mõttes minu piibel. Ja siin ma hakkasingi nii-öelda oma kõvaketast ümber nii-öelda kirjutama. Et liigne kriitika ei vii ka ennast lõpuks kuskil. Lõpuks sa haletsed ennast ja meil ei nagu selleks, et olla eluterve inimene, siis sa pead võtma ohjad enda kätte. Et näiteks see aitaks, kui keegi kirjutakski enda mingisugused asjad, mis ta arvab, et mingid omadused või oskused ja nii edasi, mis siis tema enda arust on head, et võib-olla siis sellest näiteks alustadagi. Absoluutselt ja ma palun, kui hästi palju, ma olen hästi palju teinud inimest, nagu oma seminarides neid teste, siis on väga suur osa inimesi kohe, et minul ei tule küll mitte midagi head, siis saab ühe asja kirja, rohkem mul nüüd küll ei tule. Siis on see, et võtke aega, tegelikult tuleb, et ärge vaadake ainult näiteks väliseid omadusi, vaadake isikuomadusi, tuletage meelde, mis teile on öeldud head teie kohta ja uskuge mind, see number on rohkem kui 10. Ja no see võib ju olla lihtsalt täiesti väikesed lihtsad asjad. Mina näiteks oskan keelega teha lille. Ma praegu ei näita seda, aga see on ka mingi lahe asi, mille üle ma olen uhke, sest et igaüks seda ei oska näiteks. Ei oska, mina näiteks ei oska. No vot. Mul on järgmiseks teemaks on pandud läbikukkumine, sest et ma arvasin, et see on ka üks selline oluline teema enesekindluse loomisel ja enesekindluse võib-olla tugevdamisel ja eneseväärtustamisel, et mõista, mis on läbikukkumine ja kuidas meie elu mõjutab. Aga kõigepealt ma tahaksin küsida sinu käest, et mis see läbikukkumine sinu jaoks tähendab? Nüüd, kui ma olen nii vana, nagu ma olen 37, ma ütlen, et läbikukkumine on võimalus uuesti proovida ja paremini ja analüüsida seda, et mis sa tegid nagu valesti ja mida võiks teha paremini. Et kindlasti mitte ei ole see, et nüüd ma olen läbi kukkunud tempel ja that's it. Et lusikad nurka ja kõik on ju. Ja. Mulle meeldib, jah? Ja, palun. Et mulle meeldib see ka, kuidas mina õppisin läbikukkumisest ühel koolitusel, kus ma käisin, siis seal öeldi, et ei ole läbikukkumist, vaid on tagasiside. Et põhimõtteliselt ongi see, et ma sain tagasisidet, et see, kuidas ma seda asja tegin, ei toiminud. Ju siis ma pean proovima teistmoodi. Täpselt ja jumala õige tegelikult. Aga sel hetkel, kui see olukord aset leiab, siis mingil hetkel on niimoodi, et wait a minute, et mis ma nüüd endale nagu, et kuidas ma selle nagu vastu võtan, et see sõltub hästi kogu palju, näiteks ongi see, et vaata, kui sa oled eelnevalt hästi palju panustanud. Ma mäletan esimene läbikukkumine, mis mul kohe noorest põlvest meelde tuleb, on see, et kuna ma tahtsin kirglikult saada sisearhitektiks, siis ma valmistasin selleks, ma käisin eelnevalt 5 aastat kunstikoolis ja siis võtsin täiendavaid 2 aastat, et siis sisseastumiseksamit sooritada ja ma elasin, hingasin seda, ma toitusin sisekujundusraamatutest ja artiklitest ja minu jaoks oli see kõik nii, that's so mine. Ja siis vaata, taustal oli teine soov, ma tahtsin Ameerikasse, mul oli nagu 2 sihukest võitlust ja siis ma mäletan seda, kui ma siis eksamid ära käisin ja ma ei saanud sisse. Ma olin tegelikult ühtepidi nagu hästi, nagu ma tundsingi, et kas ma olen läbi kukkunud, ma ei olnud jälle piisavalt hea, sest ma selleks hetkeks olin suutnud seda 1 000 000 korda seda korrutada. Aga siis oli järgmine hetk see, et ma mäletan, mul ema koputas mu toa ukse peale ja ta sai aru, sest ma nutsin, sest ma olin jumala veemusin ka, et no mitte kuskile ma ei sobi. Ja siis ema ütleb, et kuule Erit, et meil oli kokkulepe, et kui ma sinna ei saa, siis ma lähen kohe autokooli ja hakkan sebima pabereid, et saada siis lapsehoidjaks Ameerikasse. Aga selleks oli vaja autolubade olemasolu ja siis ema ütleb, et kuule, sest ta oli lasi mul ära nutta, ütleb, et täna kell 5 hakkab kursus autokoolis.
Ja siis oligi, nutsin oma peatäie ära, mõtlesin, noh, mis siis ikka, sinna ei saanud. Lähme siis uuele teekonnale. No, et ongi tagasiside, sa said selle tagasiside, et nii juhtus ja tõstsid nina püsti ja läksid edasi. Jah, ja ongi see, et vaata sinu 2 aastat ettevalmistust, et sa olid juba, noh, sa kõigile ju ütlesid ka 11. klass, 12. kes sust saab, ma lähen sisekujundust õppima, noh, ja ei juhtunud nii. Jah. Kui rääkida enesekindlusest veel minna natukene tagasi, siis mul oli üks küsimus, mida ma enne unustasin küsida ja oli see, et kui me räägime enesekindluse tõstmisest ja enesekindlust üleüldiselt, siis kas sa oled näinud või oled veetnud aega inimesega näiteks, kellel on võib-olla liigne enesekindlus, et või oskad sa selle kohta midagi öelda, et kuidas näiteks liigne enesekindlus, et näiteks kui ma nüüd hakkangi tegelema endaga 2 kuud või 2 aastat või 5 aastat, proovin oma enesekindlust tõsta ja tegeleda sellega, aga lõpuks läheb nagu rappa ja asi läheb nagu liigselt, et kuidas aru saada, et asi läheb nagu võib-olla on nagu liiga palju? Tead, jälle on olnud ümbritsevad inimesed üliheadeks nagu ka õpetajateks. Mul on olnud au viimase vähemalt, ütleme 20 aasta jooksul, kuna üks minu eesmärkideks, kuna ma olin nagu katki nii nagu ma olin, siis ma teadsin, et ma tahan saada enesekindlaks inimeseks. Esiteks, kust alustada ja eeskujusid mul oli, aga siis ma hakkasin nagu jälgima ja ma hakkasin nägema neid inimesi, näiteks kui ma Mende villas töötasin 2004, ma olin ettekandja. Sealt käis ju läbi 1000 inimesed käisid läbi, sul käisid erinevad klassi inimesed läbi. Sul käisid need, kes tahtsid olla oks laiali ja sa nägid, saad aru, sa nagu, kuidas ma ütlen, minu jaoks enesekindel inimene muutub lõpuks, inglise keeles on sõna see humble. Ta on selline hästi meeldiv tegelikult teistega, ta ei ole arrogantne. Ma hakkasin jälgima, ongi see, et olles ise teenindaja rollis, ma ju jälgisin, kuidas olid täiesti, mingid kliendid olid niimoodi, et ma olin niimoodi, et oh my god, ma olin nii impressitud, ma olin täiesti uskumatu. Neis oli selline karisma, neis oli hoiak, neis oli viisakus, elementaarsed kombed, millest me ei pea tänapäeval, me peaksime palju rääkima, et ala, noh, tead, seisad meesterahvas ei räägi naisega, kui tal on käed taskus ja nii edasi, nii edasi. Ja siis ma nägin nagu neid, kes tead, tulid sisse, lärmasid, nagu omast arust olid, noh, ongi see, et püüti nagu, nüüd tuli tema, siis ma mõtlen, et aga ma ei tajunud, et see inimene võiks, ta on nii enesekindel, mina vaatan, et ta karjub ja lärmab, teda on palju, aga ma ei näe seda nagu, aga mul oli nagu mingi error ja vaata, kui sa lähed süvitsi, lõpuks hakkad analüüsima seda, hakkad kirjandust lugema, hakkad kogema, siis sa hakkad tegelikult juba ka taju on see, mis aitab sul nagu eristada päriselt enesekindlat inimest sellest, kes on alles võib-olla teel lihtsalt, mitte see, et ta on lihtsalt teel ja vahepeal läheb lappama, noh, see on okei, kui ta aru ka saab, on ju, et siis mingil hetkel tõmbab elu lihtsalt tagasi korralikult. Selles mõttes korraks nagu lihtsalt tagasi, et vaata, see on täpselt samamoodi, vaata, kui inimesed osad saavad hästi jõukaks, siis mul on au olnud ka nendega töötades erinevates välisriikide hotellides, 5-tärnikates eelkõige näiteks, kus siis erinevad klassid käisid ja seal olid sellised, hästi huvitav oli see, kui meil olid ikka väga pikad vestlused nende klientidega ja siis sa nägid seal samamoodi, sul võisid olla need, kes olid, ütleme ka finantsiliselt hästi jõukad, aga sa said aru, et nad on ülilugupidavad ka teiste suhtes, et nad ei sõitnud üle ja siis sul olid need vahepealsed uusrikkad. Seinu mul. Aga sinna võib siis tuua mingisuguse seose eneseväärtustamisega, et vaata, kui on see siukene oks laiali lärmav, et see võib-olla on mingit moodi, ma ei tea, selle jutu ajal või kuidagi ma mõtlesin selle, et üks ongi nagu enesekindlus, teine osa on see eneseväärtustamine, et sealt nagu äkki tuleb see hästi välja. Väga tubli, selles mõttes 10 punkti, Agnes, sest et ongi see, et tihtipeale vaata inimesed otsivad ka enesekindluseks tuge välistest teguritest. Ongi see, et
naised füüsiliselt panevad ennast veel ilusamat riidesse, panevad mingid brändiriideid, arvatakse, et noh, see annab enesekindlust juurde, aga see eneseväärtustamist ta tegelikult ei lisa, sest et nagu see algab nagu seestpoolt sügavamalt. Et kuna ma ise tegin enda peal ka ju neid katsetusi nooremana, kui sa mõtlesid, et okei, kui sa saad näiteks selle või selle ostad, et noh, kui tal on ju siis, et ja siis sa nagu katsetasid, aga midagi ei muutunud, mitte midagi ei muutunud, sest et sul siin sees ei muutunud, et ongi see, et kas siis läks, sa saidki aru, et noh, et see ei tööta, aga vaata, sellepärast ongi vaja nagu hullult testida, et ongi see, et ilusam või kallim rõivas või auto või ma ei tea, mis asi, ta ei anna sulle enese väärtustamist juurde, nii et sul oli täiesti väga õige tähelepanek. Ja. Kas sul on ka midagi sellist, mingisuguseid hommikusi tegevusi või mingisuguseid selliseid igapäevaseid rutiine, mida sa teed, mis aitab näiteks, noh, ma ei tea, kas sa mediteerid või kas sa loed iga päev raamatut või kas sul on mingi selliseid asju, mida sa teed, mis sind aitab sinu igapäevaelus? Ja kusjuures on ikka ja need on mingites etappides need nagu natukene muutuvad, aga ma olen hästi hommiku inimene. Ja mulle tihtipeale enamus ajast ma käin hommikuti väljas. Nüüd ma otsustasin, ma olen mingi 2 kuud teinud midagi täiesti enda jaoks nagu, et ma ei lähe kohe hommikul välja, vaid ma teen akna lahti ja ma just täpselt, seda võib kutsuda mediteerimiseks või mitte, aga ma lihtsalt kuulan seda vaikust või siis neid helisid, mis akna tagant tulevad ja tihtipeale need on ainult linnukesed, hommikused. Ja siis sõitvad autod ja siis sa nagu lihtsalt oledki seal sekkes ja vaata praegu paar hommikut on olnud vihmasabinad ka ja noh, ütleme just täpselt, et selline vaikus, mis meil tekkis ka täna, kui me alustasime, ma tean, et hästi paljudele inimestele on vaikus võõras, ebamugavustunnet tekitav, tahaks seda aega täita, tegelikult seda ei pea täitma ja ongi vaja meil lihtsalt natukene seda ruumi tekitada ja siis ongi, siis mul on külm dušš, on juba 1,5 aastat iga hommik, Oliveriga mõlemad oleme seda praktiseerinud ja siis hommikukohv ja puder ja vaata, et siis läheb niisuguse mõnusa rütmiga ja siis ma hüppan ratta selga ja sõidan siis ehitajate teele, kus meil see tootmine on, et aga oluline on just täpselt see, et ma saaksin ka igapäevaselt looduses ka olla. Et see on ka hästi oluline. Ja külm dušš, mida sa tunned peale seda, kui sa oled külma dušši läbi käinud? Tead, sellel on alati see, me oleme Oliveriga ikka rääkinud, et tema avastas ka selle, et vaata hommikuti on sul nagu see monkey mind hakkab hullult tööle ja tema on nagu sellel rohkem kannatanud, mina vähem. Minul on see, et hommik, mul on nagu kohe ja Oliver on hommik. Et siis, aga avastus ongi see, et vaata, kui sa lähed külma duši alla, siis on täpselt jumala hea, et kui sulle see ahv juba toimetab siin juba, tal on checklist kõik on ju, siis nii kui see külm dušš tuleb, ahv on niimoodi, okei, bye, I'm out, ahv on läinud ja siis sul on lihtsalt nii, see on nagu omaette meditatiivne. Siis kui sa sealt juba välja tuled, sa oled eriti chill, sa oled eriti rahulik, et see lihtsalt toimib ja mulle meeldib see, et kui muidu võiks leida mis iganes põhjust, andke andeks, kui vesi ei ole ära võetud, siis külm dušš on sul iga päev olemas. See pisike väljakutse ja pisike tegelikult turgutus, mida sa oma kehale saad pakkuda ja ta annab nii palju ja küsib nii vähe. Ma vahepeal siit tuletan meelde kuulajatele, et te saate küsida küsimusi. Ma praegu ei näe, et meil oleks keegi küsimusi üldse küsinud, nii et julgelt võite küsida. Meil mingi aeg tegelikult võiksime nüüd juba hakata küsimustele vastama, aga kuna praegu veel küsimusi ei ole, siis minul on neid lõpmatuseni, nii et ma saan edasi küsida oma küsimusi. Mul oli üks olukord, kus ma kirjeldan natuke olukorda, siis ma küsin sult küsimuse, et mul oli üks olukord, kus keegi tegi mulle komplimendi. Ja siis ma vastasin sellele, et see oli olukord nagu kompliment minu riietusele. Ja siis ma vastasin sellele, kuna see riietus oli ostetud siis teise nagu humanast ehk siis taaskasutusest, siis ma ütlesin et see on humana kleit ja siis ma mõtlesin pärast seda, et kui keegi ütleb, et mul on ilus kleit ja ma ütlen talle, et see on ostetud kaltsukast, et mis see siis nagu kuidas see siis nagu nüüd komplimendi vastuvõtmine oli või kuidagi, et
et kuidas sina kommenteerid, et kuidas peaks komplimente vastu võtma, kui keegi ütleb sulle midagi ilusat? mina väga julgustan selleks, et mitte komplimendi tegijalt seda rõõmu ära võtta, sest usku mind, väga paljudel inimestel ei tule see kergelt ja nende jaoks on see omakorda eneseületus, kui nad juba ütlevad, et on tõesti, Agnes, sul on tõeliselt ilus kleit, võib-olla see inimene pole pikka aega mingit komplimenti öelnud. Siis tõmbad tooli alt ära, et jaa, see oli sealt umbes sealt. Ongi see, et sa tänad, et aitäh sulle, vaata. Ja mina tänangi ja mõtlen ja viimasel ajal eriti ma olen öelnud aitäh sulle komplimendi eest. Tead, see kuidagi ja sa näed, see on täpselt samamoodi, vaata, kui keegi teeb sulle kingituse, mul siin alles üks päev ma praegu silmakestega näen, aga ma ei näe hetkel, kus ta on. Anyway, kui keegi teeb sulle kingituse, siis selle asemel, et sa thanks. Või siis nagu see, et nagu tõesti aitäh sulle, et sa kujuta ette nüüd, et inimene ju mõtles su peale, siis ta nagu, mitte see, et ta nägi vaeva, aga ta nagu panustas energiat ja aega ja kõike ja siis ta siis sa oled siuke, thanks. Aga see ongi see jälle, me jõuame eneseväärtustamise juurde tagasi, et sa ju tegelikult, see hästi palju, kuidas sa räägid teistega, peegeldab sinu suhet iseendaga ja sellepärast minu arust ei ole valesti öeldud see, kui öeldakse, et vaata, kui jälgi, kuidas inimesed räägivad sinuga, kui sa oled nagu mingil positsioonil või sul on mingi amet või mingi roll täita ja nii edasi. Samal ajal päriselt jälgi, kuidas nad räägivad teenindava personaliga. Kui te olete näiteks restoranis või kui te olete kohvikus, jälgi väga teadlikult, sest need inimesed ei mõtle, vaata, et neid kogu aeg jälgitakse, aga lihtsalt ongi see, et sellega tuleb nende päris olemus, sest mulle tõepoolest ei meeldi. Kui minuga ollakse viisakas, tuleb teenindaja ja siis talle nagu nähvatakse või siis ma näen, et aga miks sa teed nii? Et sellised nagu huvitavad tähelepanekud elust enesest. Väga lahe. Ma küsin siit vahepealt küsimusi. Kristiina küsis, et kuidas alustada eneseväärtustamist, et kas on näiteks mingisuguseid häid raamatuid, kuidas alustada selle kõige teemaga? Ja kusjuures ma mõtlen, kas mul on siin mõni selline, ma näitan ühte toredat raamatut. Kõigepealt muidugi üks oli see, aga sellel raamatul, see on Louise L. Hay ja Tervenda ennast ise. Temal on ka nii-öelda uus köide, sest see on vana, sellist enam ei leia. Aga mul on ka uus köide ja tema raamat on küll väga hea, aga mulle väga endale meeldis, ma arvan, et 11-12 aastat tagasi ma olin jälle välispraktikal ja ongi Osho raamat on see, Armastus, vabadus ja üksindus. Et väga hea jälle selline, siin ta õpetab ka vaatama sissepoole ja analüüsima nagu suhteid ja just täpselt ka iseennast. Ja võib-olla üks, mis on veel, need on alati minul hästi vaimsed, selles mõttes siin ei ole küsimustki, et mul on ka erinevaid psühholoogilisi, mis on nagu doktorite, nagu psühholoogide poolt kirjutatud, näiteks People with Purpose, Kevin Murray raamat, issand, kui sügav see on, ta räägib just inimestest, kes nagu oma tegevusega ja oma sisemise maailmaga loovad juurde hästi palju väärtust keskkonnale ja ümbritsevale. Ja muidugi üks parim aegade jooksul üldse on Inner Engineering ja Satguru raamat. See on hästi. Ehk siis need on sellist nagu 4 soovitust, mis niimoodi sellest stackist välja tulid, et väga julgustan ja teate, nende asjade puhul on alati see, te hakkate lugema, laske see settib ja pange need asjad praktikasse. Vot see on kõige trikim alati. Ma tean inimesi, kes ahmivad raamatuid sadu ja midagi ei muutus sellepärast, et sa ei rakenda. Pane ennast proovile, pane ennast teiste inimestega proovile. See on maagiline, kui palju võimalusi pakub ümbritsev maailm meie enesearenguks. Et ärge jätke seda lihtsalt teadmiseks pähe. Järgmine on Heili küsimus. Tere, kuidas taastada enesekindlust, kui see on lapsepõlves ja põhikoolis täiesti maha tehtud? Olen saamas 33-aastaseks. See kõik on küll juba alguse saanud umbes 25 aastat tagasi ja tunnen, et see mõjutab mind siiani ja enesekindlus 0. Kuidas mitte tunda piinlikkust, kui keegi teeb sulle komplimendi? See hakkabki selles mõttes, ta hakkabki nagu samm-sammult.
mida vaata, need samad raamatud, mis ma praegu soovitasin, sobivad tegelikult täpselt samamoodi siia selle samasse nii-öelda ühe küsimuse üheks pooleks sellest vastusest. Aga hästi teadlik, mina hakkasin ka ju endal nagu seda mustrit laiali laotama, et mis ma nagu nägin, mis ma ka võib-olla enda käitumises tegin valesti ja mis ma nagu nägin, et kui palju mind teised mõjutasid, aga küsimus on see, et mida aeg edasi ja me kanname seda, mul on seljakott siin, me kanname kõik oma nii-öelda meie kogemused on meie nähtamatus seljakotis, mis meil on kogu aeg seljas. Küsimus on lihtsalt see, kas me tahame võtta selle julguse ja kõigepealt teha ta tühjaks, see seljakott. Ehk siis nagu tükk-tüki haaval enda jaoks ka selle analüüsida, et kas meil on vaja seda kõike enam kaasas kanda, et meil tekiks võimalus kõigepealt kergendada seljakotti ja siis juba see võib-olla panna hoopiski nagu kõrvale, mitte nii, et ta on päris unustatud, aga lihtsalt see, et me saaksime kõigepealt teadlikuks, mis on need asjad, mis meid nagu siiamaani kas siis piinavad, piiravad, lämmatavad, takistavad. Ja et ma hakkaks nagu samm-sammult neid vabastama. Et ma olen ise lihtsalt seda nagu niimoodi teinud. Ma ei ütle, et see on ainuõige tee, aga lihtsalt enda puhul on see toimunud, et sa märkad ka neid mustreid ja sa märkad ka seda, et sinus endas on see jõud hakata neid ükshaaval lahti laskma, sest et 33 on nii ilus aeg ja sealt edasi läheb ainult veel paremaks, sest ma olen 37 ja ma julgen täiesti väita, et piisava tahtmise korral sa samm-sammult sa jõuad nagu parema endani. Kas ma lihtsalt kordan korra üle, et näiteks kui nüüd minna mõne sellise lapsepõlve trauma juurde või olukorra juurde, et selle peale läbi mõelda, et siis ma olen natukene ka õppinud, et kuidas nagu ja praktiseerinud enda peal ka, et kuidas neid asju muuta, siis NLP-s, neurolingvistilises programmeerimises õpetatakse seda sellena, et proovid seda olukorda visualiseerida esialgu, et proovid meenutada, mis selles olukorras oli ja siis, kui sa saad selle pildi endale ette luua, et siis sellega sa hakkad seda pilti muutma, et proovid muuta värve, proovid sealt võtta välja midagi muud kui see, mis sa sellest välja võtsid, et hästi palju on just see olukorra analüüs, et proovid meenutada seda olukorda ja siis sealt siis analüüsida, et kas sa saaksid seda olukorda ka vaadata läbi teistsuguses pildi, läbi teistsuguse ekraani, et äkki see aitab ka. Väga hea tähelepanek ja väga hea soovitus ja võib-olla siia NLP-le lisaks meil on tegelikult ju väga kirglikke pühendunud ka psühholooge, kes aitavad võib-olla lihtsalt meid nagu veel paremini, kes oleme kes on teilt väga kõrvale kaldunud. Neil on oma nii-öelda lähenemisviisid ja et neid ei tasuks karta, et nad aitavad ka nii-öelda õigele võib-olla nagu tee otsale. Et on see, et inimene teadvustaks, et vastutus on tegelikult õnneks meie endi õlgadel. Aga on erinevad nii-öelda suunanäitajad, kes aitavad meile õige võib-olla siis sinna suuna peale. Ja. Siis on järgmine küsimus, et tere, selline küsimus, et kuidas tulla toime sellega, et üritad olla kõiges, mida sa teed, väga hea. Olen harjunud, et mul tulebki suurem osa asju hästi välja, aga see on omamoodi ka koormav. Enda suhtes on alati ülimalt kõrged ootused, tohutu hirm läbikukkumise ees ja tekitab rohkelt stressi. Kuidas sellistest ülikõrgetest ootustest enda suhtes lahti lasta ja olla rohkem chill? Ma tänan väga. See küsimus juba näitab, et tegemist on nagu, et iseennast väga analüüsiva inimesega ja seda on nagu hea tõdeda. Aga ma arvan, et tead, kui sa hakkad endal samm-sammult lubama ka väikeseid apsakaid ja kui me räägime hirmust, siis ega see oli ilmaasjalt öeldud, et tal ongi suured silmad, sest et tihtipeale ta on põhjendamatu. Ta ei ole põhjendatud, et meil on pigem ongi see, et kui me milleski läbi kukume, see ei tähenda seda, et me oleme inimesena läbi kukkunud. Ja mina mäletan ka seda, kui ma olin noorem, siis kuna ma olin üsna pahuksis endaga, siis oli asju, mida ma sain kontrollida. See oli obsessiivne koristamine.
ja ma läksin oma dieetidega väga üle piiri. Ehk siis ma tegelikult, aga need olid asjad, mida sa said nagu kontrollida. Ja ma mäletan ka sealt, kui ma hakkasin õnneks välja tulema, selleks aastaid muidugi, aga siiski näiteks kui ma olin sihuke obsessiivne koristaja, mul pidi kõik pedantlikult korras olema, siis ma hakkasin lubama endal selliseid väikseid juba sellised, tead, siit-sealt natukene midagi jätsin natuke lohakile või niimoodi, et sa hakkasid nagu ennast natuke push ima ja sa ei peagi kõiges kõige parem olema. Ja tegelikult see tunne on äge, sellepärast et sellega sa pood ennast samal ajal, kui sa võiksid olla milleski ülihea. Ja teised valid endale 3 lemmikut, millest sa tahaksid ülihea olla. Näiteks, kui sa tahad, kui sul nagunii neid palju on. Ja teistega juba võtta natukene vabamalt ja nagu sest elu on liiga ilus, et võtta seda, vaata loodust, lihtsalt vaata loodust. Me käisime Raeküla metsas suvel, nüüd nädalavahetusel ja vaata, kui ilus on loodus ja ta on nii korrapäratu tegelikult. Ta on aeg-ajalt nii sassis omadega, aga ta on nii kaunis. Ja nagu see matemaatiku näide sul enne jäi see nii meelde, sest et ma olen ka matemaatikas nii nõrk, aga selles suhtes ongi, et sa ei saagi olla ju kõikides asjades hea, see ei olegi võimalik. Ja sa ei pea. Et ära pane endal seda pinget, sa ei pea olema selles mõttes, et sa oled niigi juba väga hea ja see, et sa oled jõudnud sinnamaani, kus sa praegu juba oled, et inimesed võiksid, ma ei ütle nagu ainult, et mina, aga te võiksite näha rohkem, mis teis on väga head ja mis teis on head ja millest olete tublid. Selline iseenda pai ei ole kunagi liias, sellepärast et uskuge mind, ma ju tean, te ju materdate ennast rohkem, kui nagu midagi head räägite, kuigi vääriks tegelikult teistpidi. Eriti täna nüüd ja praegu, mis meil olukord on. Just. Ja, nii et tehke kõik omale üks pai või 2 või 3. Me jõuame veel viimase küsimuse võtta, sest et meil saab aeg läbi. Viimane küsimus on selline, et kuidas ehitada enda ümber kaitsebarjääri, et negatiivsust mitte sisse lasta? Tead, sellega on selline tore asi, et üks on see, et täpselt, kui palju me endale lubame selle sisse lasta erinevatest inimestest. Ma olen töötanud avalikus sektoris 15 aastat, 9 haiglas, 6 Pärnu kolledžis ja alati on mu ümber olnud ju inimesed, erinevad emotsioonid, tunded, kogemused, generatsioonid, kindlad, enesekindlad, väga ebakindlad ja nii edasi, siis töö iseendaga on number 1. Sest fakt on see, et teisi me ei muuda. Ja enamus negatiivseid võib-olla selliseid kogemusi on tegelikult seotud paljuski inimestega. Ja ongi see, et me ei saa muuta, kuidas nemad meiega on, ümbritsevatega on, aga me saame muuta päriselt seda, kuidas me neisse suhtume. Ma räägin seda jälle tuginedes täielikult kogemusele, sest ka mind on nagu väga pikalt elus materdatud sellepärast, kes ma olen. Lihtsalt sellepärast, et ma ei ole klassikaliselt nagu kas ütleme selline leige ja nagu mitte tagasihoidlik, aga just selline nagu, ma olen üliemotsionaalne ja mulle meeldib optimistlikult olla häälestatud, aga see tuleb nagu seestpoolt ja selle eest uskuge mind, ma olen saanud ikka koslepid korralikult ja just nagu inimestelt, kes lihtsalt ei mõista, et see on nagu üks inimloomus ja that's it nagu. Et aga ongi see, et sa neid ei muuda. Sa saad muuta, kui palju sa lased endale seda sisse. See on tema arvamus või see on nende hoiak. Let it be, sa lahustad seda nagu tegelikult ära. Ja nüüd ma tulen uuesti tagasi selle raamatu juurde. Inner Engineering, Sadhguru. Kas see, ma segan korra vahele, kas see on eesti keeles ka tõlgitud või on ta ainult inglise keeles, oskad sa öelda? Tead, ei oska, sellepärast ja mul on enamus neid raamatud on mul alati ingliskeelsed, kuna see jõuab parem kohale. Aga äkki on, tasub vaadata Sadhguru raamat. Ja. Väga äge. Ja selle viimase asja kohta ma tahtsin ka veel seda öelda, et tuleb mõelda ka seda, et inimesed on ju alati iseenda poolt, mitte üldiselt teiste vastu. Et eks igaüks, et kui see negatiivsus tuleb või see konflikt tekib, et siis me ju kõik tahame, et meil endal oleks parem, et siis tuleb nagu mõista ka teisi, et jah.
aga Errit, nii palju ägedaid mõtteid sult täna ja ülilahe oli sinuga vestelda ja ülimugav ja vaba ja hästi tore. Et kindlasti ma küsiks veel 30 küsimust, aga kahjuks on meil siin tund aega ja see viimane minut hakkab läbi saama. Aga suur-suur aitäh, et sa olid siin. Suur-suur aitäh, et sa jagasid oma mõtteid ja vastasid minu küsimustele ja vastasid kuulajate küsimustele. Aitäh sulle, Agnes, ja mul oli ainult suur au, sest minu jaoks oled sina üks selline, üks imelisemaid hingi, keda ma nii-öelda küll ei tunne nii väga sügavuti, kui tahaks, aga võib-olla osadest piisab juba nii palju, kui et sa tajud. Nii et sa oled tõeliselt maagiline. Aitäh, aga head õhtut kõigile ja aitäh, et te kuulasite täna meid. Aitäh. Tšau.